Ring on täis saamas. Eestis on ajaloo keerdkäikudest hoolimata täna jälle üle poole maismaast kaetud metsaga ning Euroopas on meist metsasemad vaid Soome, Rootsi ja Sloveenia. Elurütm on kiire ning inimene on metsast kaugenemas. Valdav osa eestimaalastest väärtustab metsa kui looduskeskkonda ning arvab, et metsa raiutakse liiga palju. Sama palju inimesi eelistab naturaalsust ning leiab, et puitu tuleks rohkem kasutada. Metsaharidus ehk metsa ja tema hingeelu tundmaõppimine annab meile teadmise, et Eestis kasvab metsa igal aastal juurde rohkem, kui seda raiutakse ning 18% Eestimaast on hoopis kaitse alla võetud ja seeläbi kindlustatud looduse eripära ja mitmekesisuse säilimine. Eesti metsade pindala on samuti kasvanud, olles praeguseks 2,2 miljonit hektarit. Tihti kipume me arvustama asju, millest me eriti ei tea. On kuulda korraarmastajate hõikeid, et üksikud langile kasvama jäetud puud on märk metsameeste lohakast ja hoolimatust tööst. Pole nad seda ühti. Üksikud elujõulised puud raielangil annavad seemet uue metsapõlvkonna tekkeks. Üksikud kuivanud puud eluaset paljudele erinevatele mutukatele, kes just kuivanud puus on harjunud elama. Ja kui need puud ükskord vanadusest ikkagi pikali kukuvad, asuvad nendele elama uued taime, looma või putukaliigid ning puust saab väetis uuele metsapõlvele. Ka metsaelu on ring. Pahatihti arvatakse, et puidu kütmine on Eesti metsa raiskamine ning mujal sedasi metsa ei laristata. Tõsiasi on, et maailmas raiutakse aastas üle 3 miljardi kuupmeetri metsa, millest üle poole läheb sirgjoones kütteks. Eestis läheb täna kütteks kõigest veerand aastas raiutud puidukogusest. Aga võiks rohkem, sest puidust elektri ja soojuse tootmine aitab vähendada mittetaastuvate energiakandjate kasutamist. Veel kiputakse arvama, et meie parem mets raiutakse maha ja saadud palgid müüakse töötlemata kujul krosside eest välismaale maha. Tegelikult moodustavad metsaga seotud majandusharud 4,5% sisemajanduse kogutoodangust ning puit ja puittooted annavad circa 15% Eesti ekspordist. Ainult metsatööstuse toodangul on positiivne väliskaubanduse saldo, mis tähendab, et kauba eksport ületab impordi. See on aga saavutatud ainult kohalikku metsatööstusse tehtud investeeringutele, mis tagavad puidu kohapealse väärindamise ja annavad võimaluse valmistoodangut, puidust aknaid, uksi, mööblit või ka terveid maju maailmaturul kõrge hinnaga müüa. Metsa elurikkuse ning rahas mõõdetava väärtuse kõrval tähtsustuvad üha enam metsa tervistavad ja emotsionaalsed väärtused. Eestimaa inimene armastab metsa, leiab sealt kosutust, meelerahu ja silmailu. Üldistatult võib öelda, et iga eestimaalane külastab aastas korra mõnda matkarada või lõkkekohta, püssitab telgi metsalagendikule või ronib rabaäärsesse vaatetorni. Tõdegem, Eesti on küll väike, aga sellele vaatamata üks maailma metsarikkamaid riike, kes oskab oma looduse poolt antud kingitust ka mõistlikult kasutada. Meie metsi ilmestab kõrge elurikkus. Metsad pakuvad elanikkonnale puhkevõimalusi ja on külluslikud marjade ja seente poolest. Kuna ka kõik inimesed on erinevad oma teadmiste ja arusaamade poolest, on erinevad ka nende arusaamad ja soovid metsast. Nõustugem, mets on rohkem, kui mõistame mõõta.